Tere jälle Autonete proovisõitu vaatama. Väike agar vihmasagar on sundinud meid autosse sisse, kuid ei sest hullu midagi. Teemaks on täna meil Toyota Prius Plus. 2012. aastal välja tulnud auto on läbinud kerge facelifti ehk koonukohenduse ja me uurimegi täna, mida siis seoses sellega sellesse autosse lisandunud on. Põhjus, miks ma siin istun, peitub selles, et tegu on 7-kohalise hübriidautoga. Tema üks suurepärasemaid eeliseid ongi tema ruumikus. Teine põhjus on see, et ma väga tahaksin kiita neid istmeid. Pakuvad head küljetuge, on väga mugavad sõita, eriti pikka maad, ei väsita. Lisaks nüüd faceliftitud mudelil on vahetatud kattematerjale, mis on veelgi kergemad ja paremini puhastatavad. Faceliftitud Prius Plussi on väljas tänu uuele ninaosale üsna kerge ära tunda. See on muudetud rohkem kolmemõõtmeliseks ja ka saanud veidikene kurjema ilme. Küljejoon on sama, taga on uut ainult tuledes, mis peaks nüüd olema rohkem iseloomulikud just Prius Plussile. Lisandunud on rohkem kroomi, seda ka sees. Ja sisedisain üldiselt on jäänud enam-vähem samaks. Ma uutest materjalidest juba rääkisin, aga muidugi teine tähtis nüanss on just lisandunud tehnoloogia. Aeg on ju vahepeal edasi läinud, leiutatud on uusi lahendusi ja otse loomulikult püütakse need ka esimesel võimalusel kasutusele võtta. Prius Plussi facelifti puhul me räägime Toyota multimeediasüsteemist Touch 2, mis võrreldes eelmise põlvkonnaga on nüüd selgema pildiga ja laiemate võimalustega. Aga kõik muu on siin põhimõtteliselt sama, kaasa arvatud see keset armatuurlauda asuv näidikupaneel. Ma pean möönma, et mulle selline lahendus eriti ei meeldi. Palju parem oleks, kui kiiruse näit oleks otse silme all. Õnneks Toyota kasutab siin HUD-i ehk head-up display'd ja sellest august siin kuvatakse otse juhi silmet info kiiruse kohta. Selline lahendus tegelikult isegi on parem, sest see näit kuvatakse tuuleklaasile ehk ta on oluliselt kõrgemal kui tavalisel mingil kellapaneelil siin ees olles. Ja muidugi on võimalik reguleerida selle heledust. 7-kohalise Priuse ilmumine räägib kahtlemata seda keelt, et hübriidtehnoloogia on arenenud juba nii kaugele, et see muutub üha vastuvõetavamaks, ehk üha rohkem kliente oleks valmis selliseid sõidukeid tarbima ja seetõttu tulebki valikut suurendada. Paraku on küll niimoodi, et ega see kolmas istmerida seal taga eriti mugav ei ole ja ka Toyota ei ole suutnud siin mingit revolutsiooni läbi viia. Sinna pääs on suhteliselt raske ja sinna sõitma mahuksid pigem eelkooliealised lapsed või äärmisel juhul noorukid. Aga kuna kolmas istmerida on kokku klapitav, siis otse loomulikult saab seda ruumi kasutada pagasiveoks. Hübriidide puhul paigutatakse tavaliselt akude plokki just pagasiruumi alla ja see võtab sealt ära kasuliku ruumi. Prius Plussi puhul on toodud see siia kahe esimese sõitja vahele. Ehk siis pagasiruum on jätkuvalt väga suur. Ja kui me klapiksime kõik istmed alla, siis me suudaksime Priusesse ära mahutada kogunisti 1750 liitrit nänni. Uuenenud Prius Plussi jõuallikas on sama, mis enne, aga see vastab nüüd Euro 6 heitmenormidele. Siin kombineeritakse 1,8 liitrine bensiini ja elektrimootorid. Summaarne võimsus 136 hobujõudu. Paigalt 100 kiirendamiseks vajatakse 11,3 sekundit ning tippkiirus ulatub 165 kilomeetrini tunnis. Ehk siis Prius Plus on selline suhteliselt rahuliku inimese auto. Ringrajale sellisega asja ei ole. Sõidu alustamiseks pole vaja muud kui vajutada piduripedal alla, vajutada power nuppu ja siis tegelikult ei juhtu mitte midagi. Autos on jätkuvalt vaikus. Ilmub ainult kiri ready, ehk siis auto on sõitmiseks valmis ja tavaliselt liikuma hakatakse alati elektrijõul. Näeme käigu sisse ja nii see ongi. Prius Plus suudab elektrijõul liikuda 2 kilomeetrit. Mõistagi avalduvad hübriidajami olulised plussid just eeskätt linnas liikudes, sest pidurdamise energia salvestatakse akudes ja seda kasutatakse ära kiirendustel. Selline suurepärane auto ongi Prius Plus, aga meie näeme teiega juba järgmisel nädalal. Seniks nägemist!